nagu mulle näidati, sai kell täis, et ma pean pihta hakkama. Et mina olen siis Terje, ma arvan, et enamus tunneb mind juba. Ja minu ettekande pealkiri on, ma pean siia rääkima, ma ei saa sinna vaadata. Et minu ettekande pealkiri on täna selline suurejooneline kartulikasvatus muutuvas maailmas. Aga tegelikult ma tahan rääkida teile sellest, mis me siin teeme. See peaks töötama. Aga miks ta ei tööta? Enne töötas. On sees. Ma võin siin ka vahetada. Okei. Sissejuhatuseks siis ütlen, et millest ma täna räägin, on väljakutsetest kartulikasvatuses, projektid ja katsed, mida me siin Metkis teeme ja uued sordid Jõgevalt. Miks meil üldse selle kartuliga on vaja tegeleda siin? Eks see kliima ja ilmastiku vaheldumine, kliima muutumine, mis on tulenenud just sellest erinevatest ilmastikutingimustest ja see on pannud praegu kõik surve alla. Kaasa arvatud sordiaretajad, kes peavad tagama siis uued sordid just täpselt selleks, et nad ikkagi meil vastu peaksid. Eelmine aasta oli hästi vesine, üle pika aja, kõik olid üllatunud. Nüüd tuli külm, ühtlane pikk talv, kõik on jälle üllatunud. Aga tegelikult see ongi meie Eesti. See on kogu aeg niimoodi olnud. Et meil on suvi, meil on talv, meil on kevad, meil on sügis ja me peame sellega hakkama saama. Ja sellepärast me töötamegi siin. Et kui tuleb märg aasta, siis me ka siin mulistame, näeme, millised aretised on paremad, millised jäävad järgi ilusti meil põllu peale. Kui tuleb kuiv aasta, siis on täpselt samamoodi. Me näeme, kes käituvad selle kuiva aasta peal paremini. Ja kokkuvõttes on hea, kui on erinevad aastad, siis me näeme, mis käituvad mõlemal aastal korralikult. Ja muidugi on väga suur väljakutse on see sama lehemädanik, mis eelmisel aastal jättis enamuse meist ilma saagita. Mis siis on väga tähtis kartuli puhul? Kasvukeskkond. See muld, mille sisse me ikka oma kartuli paneme. Ja kartul vajab huumusrikast, sobiva pH-ga õhku ja vett läbi laskvat haigusvaba mulda. Ma arvan, et kõik, kes kartulit kasvatavad, teavad seda. Aga ikka on see, et ma panen kartuliga järgmine aasta sama koha peale ja siis ma veel panen ka 3. aastal sama koha peale. Ja ega midagi ei juhtu, ma panen ka 4. aastal sama koha peale ja siis ma tulen küsin, et miks ma seda saaki ei saa? Mis minuga kartuli juhtunud on, et ta ei kasva? Aga kartul ei taha iseenda järel kasvada. Iga taim jätab mulda midagi järgi ja see jääb sinna tema kasvukeskkonda maha. Ja kui sa paned järgmine aasta selle oma kartuli sinna samma, siis tema leiab selle sealt ise ülesse, sest see ütleb talle, et vot, ma ei taha, et sina siin kasvad. Ma panin siia sellise pildi, kus on Maaülikoolis valitakse igal aastal aastamuld. Ja 26. aastal on selleks leetjas muld. See on meie Eestis väga levinud viljakas põllumuld. Muld on tähtis. Nii, kuidas siis me saame seda oma mulda viljakamaks?
kui mina laps olin, siis oli igas majapidamises kindlasti loomad. Ja loomade kõige tähtsam, põllu jaoks kõige tähtsam toode oli ju ikkagi sõnnik. Praegu meil ju enam seda luksust ei ole. Miks peaks andma mullale kas orgaanikat või siis seda sõnnikut või lihtsalt komposti? Ikka selleks, et mullal oleks suurem elurikkus. Ja kui on mullas orgaanika, siis on seal ka elurikkus. See tähendab, et see muld sisaldab kõiki organisme, mida meil taimekasvamiseks vaja on. Ka nende taimele vajalike ühendite, see NPK, mida iga taim vajab, ka nende ühendite kättesaadavus muutub taimele paremaks, siis kui need mulla organismid on seal olemas. Ja miks jääb mulla peale põllu peal vesi? Tavaliselt on tekkinud sinna selle pealmise haritava kihi alla tihes ja see muld ei lase seda vett enam läbi. Ja see sama asi näitab ka seda, et meil ei ole mullas enam piisavalt orgaanikat. Keegi ei tööta seal mulla sees, pole organisme. Siin on üks selline joonis lihtsalt. Väga palju meie nendest organismidest oleme me ise aiast minema peletanud või põllult, aga tegelikult nad on kõik vajalikud. Ja see on aineringe ja siin on tema abilised. Enamus kultuurtaimi moodustavad arbuskulaarse mykoriisa. Mis asi see on? Need on sellised seened, mis tegelikult elavad taime juurte sees ja aitavad sellel taimel elada. Nad aitavad kõiki neid toitaineid kätte saada selle sama mulla seest, milles ta kasvab. Aga praeguseks oleme me oma mullad ära kurnanud ja nad on vaeseks jäänud. Ja me peame hakkama tegelema sellega, et seda neile juurde anda. Eestis on ilmunud mitu raamatut komposti valmistamiseks. See kompost on väga oluline. Et mitte isegi ainult aias, vaid ka ikkagi, kui teil on kartulimaa, siis kartulimaa peaks ka saama komposti. Ja praegu on väga oluline ja väga palju räägitakse vahekultuuridest. Ja sellest, et vahekultuuridega saab ka liigirikkust suurendada. Ja siit ka soovitus, et külvake oma aeda ja põllule vahekultuure, et muld ei jääks vahepeal paljaks ja seal toimuksid edasi kasulikud protsessid. Et siin on nüüd esimese pildi peal on see õitsev aia vahekultuur, siis on ristik ehk mitmeaastane vahekultuur ja alumise nurgapildi peal on tegelikult külvatud kaer peale kartulikoristust. Kaer on selline hea vahekultuur, mis talvel kaob ju ära. Ta ei pea temaga nagu rohkem midagi peale hakkama. Ta kaob ära ja kevadel on tema ka juba orgaanika. Ja miks ma seda juttu niimoodi räägin? Ka sellepärast, et meil on praegu multisoili projekt. Siin on nüüd kirjas kõik see, mis selle projekti käigus me teeme. Mis on selle eesmärgid ja minu selja taga on selle projekti plakat, kust saab siis ka lugeda eesmärke ja meie tegemisi.
Ja kõik see ikkagi käib lootuses midagi parandada. Ja kui on mullal hea tervis, siis taimed kasvavad seal ka paremini. Ja meil siin Metkis on plaanis teha kartulitega katse nii Jõgeval kui siis tootjate juures. Ja otseselt meie eesmärgiks ongi hinnata talirukki allelopaatilisi, see tähendab umbrohu alla suruvat mõju ja loomulikult ka selle mulla elustiku muutumist, kus me siis katset hakkame tegema. Samas on meil partnerid, Maaülikool, tema hindab siis künnipõhise ja otsekülvi mõju mullale ja nende mükoriissed seente olemasolu mullas ja just kartulikatsetes. Ja nemad teevad siis ka tootjate juures seda. Ja appi tulevad meil veel Tartu Ülikooli ökoloogid, kelle ülesandeks on hinnata siis neid katsete aladel olevate mullastiku, mulla elustiku rikkust. Mis on meie väljakutsed sordiaretuses otseselt? Aina enam küsitakse suuremat saaki. Kui ma panen maha selle kartuli juba, siis ma peangi sealt saama ikka päris korraliku saagi, et ma ei peaks palju panema seda kartulit maha. Siis on loomulikult see ilmastikukindlus. Siin samas laua taga ma räägin inimestega, et ega nad katkeegi ja teine seal samas kõrval ütleb, et mulle meeldib murekartul. Aga millest me räägime siis? Me peame ju kõigiga arvestama siis. Ja niimoodi siis aasta-aastalt me katsetame. Meil on oma sordiaretuse aastaring. Iga aasta alustame kasvuhoones ristamisega, valime välja jälle vanemad ja talvel ükskord siis, kui me oleme saagi saanud põllu pealt kätte, siis analüüsime me kõike seda veel pärast laboris. Kusjuures samamoodi keedame ja küpsetame, et saada teada seda, kuidas üks või teine aretis siis käitub. Mis siis teine väga suur väljakutse sordiaretuses on ju uued haiguse tüved, mis ründavad meie kartulit palju varem, palju agressiivsemalt, hävitavad saagi ja meie lootused. Siia ma panin kaks ikkagi kõige rohkem saaki kahjustavat haigust. Üks on Y-viirus ja teine on see lehemädanik, mis tuleb ja teeb nädala ajaga põllu puhtaks. Aga selle jaoks on meil praegu Marta projekt. Siin on hästi palju teksti, ma ei hakka seda ette lugema. Aga selle projekti käigus jõuame me ka nii kaugele, et me oleme uuel tasemel ja me saame hinnata oma aretisi juba geneetiliselt. Me teeme loomulikult fenoloogilisi vaatlusi, saame fenotüübilised andmed, aga me saame neid võrrelda ka genotüübi andmetega. See on Marta projekt. Meie tegeleme siin Jõgeval kartuliga ja Tallinna Tehnikaülikoolis tegeleb üks töörühm ka kartuliga. Et meie tegeleme siin selle lehemädaniku resistentsuse uurimisega ja Tallinna Tehnikaülikoolis üritatakse lahti harutada geenijärjestust, et vaadata, kus kohas on siis Y-viiruse resistentsus. Ja kuidas meie siin tegeleme? Meil on olnud nüüd 2 aastat katsed. Meil on 92 aretist olnud katses ja 10 standardsorti ja nendel siis võrdleme põllul lehemädaniku nakatumist ja samal ajal meie Norra projektipartnerid said meie käest nende aretiste
lehed, mis olid põllult korjatud ja nemad siis tegid juba geneetilise testi neile. Ja peale seda, kui me oleme pannud kokku nii meie visuaalse hindamise numbrid, siis meie droonipoisid tegid meil sellel katsel pilte suvel, sealt me saime andmed ja need geenitesti Norra andmed, need on nüüd kokku pandud ja kaks seda graafikut, mis siin slaidi peal on, näitavad siis selle resistentsuse esinemist erinevates kromosoomides juba. Et me vähemalt selle projekti käigus oleme saanud edasi areneda. Need on väga tähtsad teadmised meie jaoks, millega me saame edasi töötada, et selle lehelmädaniku resistentsus meie aretistes läheks edasi ja me lõpuks leiaks ka siis palju resistentsema ehk haiguskindlama sordi. Kahjuks on need projektid nii lühiajalised, aga mingid tulemused me ikkagi saame nendest. Nii, siin on nüüd pilt sellest, kes on käinud minu loengutel, need on näinud seda pilti sellisena, kus oli 47 sorti. Nüüd on siis lisandunud Joosep ja Varje. Ja miks ma seda ikkagi näitan, sest Eesti on rikas. Meil on geenipank ja sellest nimekirjast on meil geenipangas katseklaasides suudetud säilitada siis praeguseks nüüd 38 sorti. Mõned aastad, ehk siis nüüd 3 eelmist aastat tegelesime sellise projektiga nagu MindPortrait. Kes on sattunud MindPortrait projekti üritustele, teavad, kuidas me käisime selle sama näitusega siin mööda 2-3 maakonda, rääkisime ja tutvustasime oma kartulisorte, tutvustasime geenipangas olevat seda meie pärandit. Ja samal ajal korjasime ka veel kuskilgi Eestimaal lihtsalt säilinud asju, mis on tänaseks siis tervendatud ja ka katseklaasis. Ja võib-olla on siis tulevikus neid ka võimalik meie käest saada. Et Liisa on täna ka siin selle kartuli laua taga ja tema on siis päev otsa rääkinud, või päev otsa nüüd see paar tundi rääkinud sellest, mida me selle projekti käigus saavutasime ja kuidas on meil võimalik inimestele geenipankast kartuleid välja anda. See on selle MindPortrait projekti tulemus. Ja me väga tahaksime, et inimesed ei unustaks ei kartulit ega ka seda, et meil on nii suur pärand ja meil on olemas geenipank. Aga nüüd ma siis olen jõudnud siis sellega Joosepini, kes siis sinna nimekirja on juurde tulnud. Joosep on meil keskvalmiv, natuke püstisema puhmaga, aga ta ei ole ka mitte selline, kes on teelet kasvatanud, teavad, et teelel on selline tugev vars ja see tugev vars moodustab sellise püstise taime. Joosep on pigem puhmas, aga ta ei ole mitte väga madal puhmas. Algareng on tal hea. Ta ei mõtle kaua vao sees. Mugulad on kollase koorega, madalate silmadega ja kuldkollase sisuga. Minu meelest tema üheks kõige suuremaks plussiks on see, et ta moodustab hästi palju mugulaid pesas ja sellepärast peab jälgima, et need mugulad ei tuleks maapinnale, et nad mahuksid kõik sinna mulla sisse ära. Õis on helevioletne ja varre peal on sellised huvitavad ribid. Et need on sellised tema tundemärgid.
Siis katsete põhjal saan ma öelda veel, et kaubanduslikke mugulaid on olnud Joosepil hästi palju, ligi 80%. Mugulad on kasvanud pesas suhteliselt ühtlaselt, aga nad vajavad ikkagi aega kasvamiseks. Ehk siis laske tal rahulikult kasvada, ei ole vaja kiirustada. Ja kuna meil on ka mahekatse ikkagi sordiaretiste jaoks, siis keskmine saak isegi mahetingimustes on olnud 34 tonni hektarilt ja mugulate arv pesas mahekatsel oli ka 10. Mugulad muidugi väga suureks ei kasva mahekatses, aga sellegi poolest 63,6 grammi on päris hea tulemus. Joosep on kiduussi kindel ja me lasime Poolas määrata suisa kõik 5 rassi ja ta on kiduussi kindel kõigi 5 rassi suhtes ja samuti on ta ka vähikindel. Minu katsetes ei ole olnud tal harilikku kärna niimoodi, et seda oleks pidanud ära märkima. Ka musta kärlalle pole ta vastuvõtlik ja märgmädanikku ei ole me tal leidnud. Lehemädaniku suhtes ma ei saa öelda, et ta oleks resistentne, aga ta ikkagi peab vastu. Ta ei ole niimoodi, et nii nagu tuleb, nii ta tema ära võtab. Vähemalt meil siin Jõgeval ei ole ta niimoodi käitunud, ka mahekatses mitte. Ja ei ole tal olnud ka kuivlaiksuse seda väga suurt haiguspuhangut. Ja selle pildi peal on need inimesed, kes siis Joosepiga on rohkem tööd teinud. Nii nagu ma ütlen, et me teeme talvel ikkagi ka kulinaarseid analüüse ja siin on nüüd Joosepi keskmised tulemused. Tärklise sisaldus on tal suhteliselt madal. Et kõrvale näiteks ma tõin Tiina ja Mareti, et mõlemast sordist on ta ikkagi madalam. Toortumenemist ehk siis nii-öelda õhu käes hoidmise järel on ta ikkagi läinud halliks, aga vana tõde ütleb seda, et kartul ei tohi õhuga kokku puutuda, ta tuleb panna külma vette peale koorimist. Keedetud tumenemist ei ole peaaegu esinenud. Maitsehinne on 5-9 palli skaalas 6,8. Monosuhkrute sisaldus, see on see, mis näitab, kas sort sobib küpsetamiseks. Kahjuks selle tulemuse põhjal võime öelda, et õlis teda küpsetada ei kõlba, ta läheb seal pruuniks. Aga panni peal küpsetada soovitan küll. Koorimiskadu köögikoorijaga on olnud 20-30%. Ja lauakartuli B-tüüpi on. Ja siis nüüd natukene ka veel meie kõige nooremast, ma ütleksin alles mähkmetes olevast sordist. Varje, see ei ole militaarne nimi, see on tulnud sõnast varajane. Ta on keskvarajane, tema õis on valge, ta õitseb päris rikkalikult ja tema puhmas on ka natukene püstine, aga ta on madalam kui Joosepi puhmas ja minu meelest natukene laiuvam. Annab varajase saagi. Kui meie dünaamika katse paneme maha
mais, siis 60 päeva peale seda võtame me esimese saagi eelidandatud katsest ja nendes katsetes on olnud tema saak suurem kui Maretil. Nii et ma võin väita järelikult, et ta annab kiiremini saagi kui Maret. Aga sellegi poolest on ta keskvarajane, mitte väga varajane. Haigusresistentsus on tal ka jällegi hea. Ta on ilus kollane, hästi madalate silmade ja kuldkollase sisuga. Lauakartuli B-tüüpi ja kui me siin oleme teinud ahjusküpsetamist, siis on ta seal ka väga hea. Ka mõned faktid veel. Algareng on olnud 4. Kui Maret praegu kasvab, siis varje veel ei kasva. Ja sellelt tulebki natukene siukene vahe, et Mareti puhkeperiood on hästi lühike, aga varjel ta ei ole nii lühike. Ta ikkagi suudab välja vedada kevadeni. Kaubanduslike mugulate osakaal on nüüd suurem kui Joosepil. Ja koristusaeg on oluline, et mugulad ei kasvaks väga suureks. Sest meie oleme saanud ikka ka päris saiapetse. Mahetingimustes oleme ka pingutanud 30 tonni hektarilt välja. Mugulaid on vähem kui Joosepil, aga mugula keskmine kaal on nii nagu ikka varajastel sortidel tunduvalt suurem. Ja haiguskindlusest siis, et hariliku kärna, siin keegi ütles mulle, et minu selle peal, selle näidis selle korvi peal, et siin on see, et kärnaga on. Aga tegelikult seal ei ole üldsegi kärn, vaid eelmine aasta olid need õhulõved olid kõik lahti ja kui need on nüüd ära kuivanud, siis seal on need täpikesed peal. Musta kärnaga pole ta kannatatunud katses. Lehemädanikuga nakatumine on keskmine, aga kui tal on varajane saak, siis saab temast kindlasti saagi kätte. Märgmädaniku pole olnud ja samamoodi nagu Joosep on ta kiduussi ja vähikindel. Ja siin on siis nüüd varjekulinaarset analüüside keskmised tulemused. Tärklise sisaldus on tal ka ikkagi keskmiselt olnud 12%, nagu Joosepilgi. Toortumenemist ei ole esine, keedetud tumenemist on olnud väga minimaalselt selle 10 aasta jooksul. Maitsehinne on 7 palli. Monosuhkrute sisaldus on küll väiksem kui Joosepil, aga ikkagi õlis küpsetada me ei soovita, sest krõpsud ja friikad on läinud pruuniks. Ja teine põhjus on selleks ka veel see, et tema tärklise sisaldus on madal. Et alla 15% tärklise sisaldusega friikartuleid ikkagi ei ole soovitav teha. Koorimiskadu on umbes sama, mis Joosepil ja ta on samamoodi kiduussi ja vähikindel. Nii, aga nüüd ma ootan küsimusi. Lehemädaniku kohta, kas on mingisuguseid või millega saab näiteks spritsida midagi? Jaa, seda on soovitav teha vähemalt ühe korra, et seda lehemädaniku nakatumist ikkagi ennetada üks asi ja teine asi on see, et kui ta on juba tulnud peale, siis teda enam päriselt ei peata, aga teda nagu natukene lükkab edasi. Aga mina siin ei ütle teile, mida te nagu peaksite kasutama, sest kuidas te mida kätte saate. Meil on kõik need aianduspoed, meil on need suured firmad, kes pakuvad neid preparaate. Et see, mis sel aastal müügis on,
mille te parasjagu kätte saate, sest ega kõike ei müüda ka tavalisele inimesele. Sest seal ikkagi nõutakse taimekaitse tunnistust tavaliselt ja peab poes küsima, mida teile just ekstra soovitatakse siis, mida teie saate osta. Mis sellel aastal, sest need vahelduvad nii kiiresti, need preparaadid. Ja kui ma ütlen praegu mine preparaadi nime välja ja te lähete seda küsima, siis seda ei pruugigi olla üldsegi sellel aastal saadaval. Nii, tahab keegi veel küsida? Ja see on ikkagi selle õhuniiskuse ja kasvuperioodi seda kasvuperioodi aega ja õhuniiskust peab jälgima, sest lehemädanik tahab niiskust, aga seal samas tahab ka ta sooja, et ta leviks. Aga kui mul tuli see lehemädanik, et ma võtsin kohe kartulid üles. Ma võin sinna samasse mulda kevadel uuesti. Ei. Ja see ei tähenda selles mõttes, et kartul ei taha iseenda järel üldse kasvada. Ja ikkagi tegelikult tuleks need pealsed ikkagi ära niita siis, kui ta on juba väga hulluks läinud. Sest lehemädanik on arenenud nüüd nii kõvasti edasi, et kui vanasti tema nagu see haigus tekitaja seen säilis ainult taimejäänuste peal ja levis edasi mugulatega, siis nüüd tema areng on jõudnud sinna, et ta säilib ka mullas. Ja vaat mullas säilib ta juba väga kaua. Et kui selle nakatunud mugula saate te keldris välja sorteerida ja te ei pane seda maha, aga seda, kui see haigus on teil mullas, seda te ei tea esiteks. Ja keegi ei tea, kui kaua ta seal elab. Vaat, ma ei kasvata seal nüüd 3 aastat kartulit, aga ma panen nüüd, 4. aastal panen ja kui mul on see lehemädanik sinna mulla sisse läinud, siis ta tuleb sealt ikka ja nakatab. Kui tema jaoks on soodsad tingimused. Nagu see varie ja nüüd on, millal näiteks neid seemneid saaks osta kusagil? Kui te siis täna ei saanud, siis järgmine aasta ma arvan, et saate. Täna oli. Kas teil oli siis nii palju, et täna saab otsa? Ja teda on tegelikult varjeseemed oli väga vähe ja meie eesmärk on ikkagi saada teda rohkem paljundada ja nagu suuremas perspektiivis me loodame, et see sama Eesti kartulisortide seeme hakkaks olema saadaval ka kuskil mujal kui ainult Jõgeval. Sellepärast me oleme võtnud sellised suured muudatused ette praegu. Ma 100% ma ei oska teile praegu seda öelda, aga ma loodan, et te saate tellida paljudest erinevatest kohtadest. Ja ma räägin, et meie eesmärk on praegu see, et ütleme, et ka kuskil Harjumaa inimene saaks seda Eesti sorti, mitte ainult ütleme see Ida-Eesti või see, kes nagu rohkem teab praegu, aga teine pool Eestit, mõtlen Pärnust, teate, kui tüütu on saata kulleriga Pärnusse neid kartuleid. Või kusagile sinna Setumaale näiteks. Ja ajakirjanik ka küsis ja ma jäin hätta ausalt öeldes. Ausalt öeldes ma arvan, et need sordid ei ütle teile mitte midagi. Tema vanemad on Ronea ja Granola. Mõlemad on Saksamaalt pärit. Ja varjevanemad on Birgit ja Kvarta, nemad on natuke tuttavamad. Birgitit olete saanud Jõgevalt osta ja Kvarta on ka suhteliselt levinud sort olnud. Aga meil on selle jaoks kollektsioon, kust me valime välja selliseid tugevamaid ja paremini käituvaid vanemaid, et siis saada selliseid häid järglasi ikka ka. Keegi ta?
Ja ta võib olla kõrvallapil, aga mitte samas kohas. Tahtsin ka selle lehemädaniku kohta veel nii palju, et milline oleks see järgmine asi siis selle maa peal, mis seda varetada seda mulda või... Aga kui te võtate selle kartuli üles, siis sügisel võiks sinna juba kohe midagi külvata. Kaera, siis see kaob ise ära, aga samamoodi väga hea vahekultuur on rukis. Ja rukis hästi sügavalt maad kobestab. Rukis aitab just seda mulda kobestada ja olla abiliseks aiapidale ja põllupidajale. Ja no, te mõtlete seda nagu kultuuri, mida panna sinna või? Tavaliselt öeldakse, et kartulist jääb hästi palju aineid mulda, aga seal samas taga kasutab kartul oma kasvamiseks väga palju toitaineid. Et tegelikult võiks kasvatada seda seal pärast selliseid kergemaid köögivilju. Mitte, ja just selliseid, mis maa peale rohkem kasvavad. Et ma ei arva, et nüüd sinna asemele panna porgandit ja peeti ja selliseid asju, vaid midagi kergemat võiks panna. Aga mitte tomati. Kas te panete põllule tomati? Et ärge nüüd sinna ikka pange tomatit, eks ju, selles mõttes, et nad on ju ühest sugukonnast, neil on ühesugused haigused, seesama lehemädanik võtab ka selle tomati ära. Ja tegelikult minul on lapsepõlvest see kogemus, et meil kasvatati varajast kartulit ja siis pandi peale seda varajast kartulit istutatiki maasikas kohe. Aga kuidas te võitlete traatussiga? Ei võitlegi. Tead, ei ole ju praegu sellist preparaati, kuidas temaga võidelda. Aga eks see külvikord on üks asi, mis natukene aitab ka ikkagi ja see koheva mulla hoidmine. Sest ega traatuss tahab ka ju ikkagi niimoodi... Meil on olnud vahekultuuride katses, on ka sinep olnud, aga me ei hindanud seal traatussi. Me hindasime nendes katsetes pigem haigusi. Lubja, mille? Vaat lubja sõelmeid kasutatakse ju ikkagi selle pH jaoks. Et kui te panete seda lubja, siis see tähendab seda, et teil kohe ka pH muutub ju. No siis on hästi. Siis ei ole nii hullusti läinud, et ta väga kõvasti oleks ära muutnud. No, võt, siis tuleb teie juurde tulla õppima ja katsete kogemusi küsima. Puutuhka võib mullale panna, aga mitte ka väga palju muidugi, sest see ka ju ikkagi muudab mulla reaktsiooni. Nii. Küsige, meil on aega. Tõugud on nüüd olnud niisugust, et valged, hallid. Ei, ma ei tea, need suured. Öölased. Ärge öelge, et teil kaerasori on tulnud. See on küll õudne. Ma tean, et Lõuna-Eestis on teatud kohtades kaerasori tulnud juba, kes nagu sööb tõesti saagi ära. Aga need, kes on tavaliselt just valged hallid, need on ikkagi öölaste vastsed. Ja ma ei usu, et neid nüüd nii palju on, et nad kõik saagi pintslisse pistavad. Pigem on meil siin nüüd see uus nuhtlus, see tigu, kes võib teil saagi ära hävitada. Kas siin sordipõldudel on ka juba neid? Ei, ma ei ole kohanud. Õnneks. Vaatasin seal ühe tukti alt juba, et kui sügisel on, et
ärme hakka. Siis tuleb pardid võtta. Et maal me saame seda endale võib-olla lubada, aga ma ei tea, mis siis saab, kui nad ikka väga kõvasti hakkavad ründama. Loodame, et see talv natukene neid piiras, aga nad ju oskavad ikkagi ennast varjata ja elavad rõõmsalt kõik üle. Aga see oleneb nüüd ka sellest, kuidas teil ettevalmistus on. Kui teil on sügisel näiteks tehtud ettevalmistus, juba maa on valmis, sügisel võib ka panna musta kile juba valmis selle maa peale, kuhu tahate kevadel kartuli panna. Ikkagi oleneb mulla soojusest ja tema sellest olekust. Et kui muld on juba niimoodi ikka 8–10 kraadi, siis pange aga katteloor peale. Kuidas bataadi aretus edeneb? Me ei tee bataadi aretust. Meil on ainult bataadi erinevate sortide võrdluskatsed olnud. Kuidas nad sobivad? Bataat on ka selline huvitav kultuur, et sellel soojal aastal, mis üle-eelmine aasta oli, siis ta kasvas muidugi paremini kui eelmine aasta. Aga bataat vajab ka väga korralikult ettevalmistatud mulda. Tal peab olema tegelikult üles kuhjatud täiesti selline väga orgaanikarikas muld ja soe. Bataat vajab sooja. Aga kuna ta on pika kasvu ajaga, siis peab ka sügissoe olema, et temalt saaki saada. Ja me ei areta bataati. Aga mida teha traaktussi korral? Liigutada mulda nii palju, kui saab. Kas kaer aitab? Võib-olla aitab kuigi palju. Ma ei ole kuulnud, et ta kaera juurt tahaks süüa, aga salati juurt ja igasuguseid teisi. Isegi ristiku juurt on ta tahtnud süüa. Sügisel sai kaer pandud. Mul on kaurasvarbik. No võt, las ta siis sööb teda. Olen natuke õel. Nii, aga kui küsimusi ei ole, siis varsti tuleb siia minu asemele teine inimene, nii et saate kuulata tema.